No nii, ma loodan, et kõik on Halloweeni üle elanud ja kõrvitsatest tagasi inimesteks muutunud selleks, et elada sisse hingede kuusse. Sest et hingehoiust, hingede teemast, kõigest sellest me täna hakkame ka siin Onkoloogika podcastis rääkima. Aga stuudios ikka Kristel ja Pille. Pille ja Kristel. Jupi. Ja üks taaskord ammu planeeritud kauaoodatud külaline. Aga enne veel, kui sõna läheb külalisele, hingehoid. See, et üldse on olemas selline inimene nagu hingehoidja, minu teadvusesse jõudis esimest korda siis, kui ma Pille lugesin sinu raamatut. Ega ma siis ka veel päris hästi nagu lõpuni aru ei saanud, et see kontseptsioon kuidagi ajas võttis kuju. Aga minu peas oli see ka kuidagi midagi sellist, et kui ikkagi on juba inimene minekul ja surivoodil, et siis nagu filmides kutsutakse see vaimulik seda viimast mingisugust pühitsemist tegema enne, kui inimene teise ellu lahkub, siis minu jaoks hingehoidja oli midagi sellist. Hingehoidja ilmselt võib olla ka midagi sellist, aga ta on nii palju enamat. Pille, kes meil täna külas on ja miks see nii on? Meil on külas täna üks minu lemmikinimene. Meil on külas täna Kai Jõemets, Tartu Ülikooli kliinikumi palliatiivi hingehoidja. Ja Kai jõudis minu ellu täpselt sellisel hetkel, kus ma mõtlesin, et ma ei oska neid küsimusi, mis mu sees tekkisid, mitte kellegi käest küsida. Kas ma olen hulluks läinud? Miks keegi ei taha surmast rääkida, aga samas miks keegi ei taha ka elust rääkida. Et neid selliseid küsimusi mu peas oli oi kui palju ja kuna mul eelnevalt on olnud ka varasemalt elus kokkupuuteid psühholoogiga, siis ma tundsin kuidagi, et see ei ole päris see koht või see ei ole nagu see materjal või et sealt ma ikkagi seda ei saa, mida mul ikkagi oli vaja. Ja ma otsisin üles Kai. Ja läbi Kai ma tegelikult sain teada, et täitsa normaalne inimene. ja tegelikult oma nii-öelda protsessidega täitsa sellises inimlikus kulgemises. Ma olen nii tänulik, Kai, et sa siin oled. Aga ma annakski nüüd sõna sulle, et kes sa oled ja kust sa tuled ja kuidas sa üldse nagu oma tee sellise missioonitundega elukutseni leidsid? Kõigepealt tere Kristel, tere Pille. On tohutu rõõm täna siin teiega olla. See on suur au ja privileeg. Aga võib-olla kui ma mõtlen tagasi üldse, kuidas ma hingehoiuni jõudsin, siis ma võib-olla alustaksin ühe isikliku toreda jagamisega. Olin sotsiaaltöötaja ja minu varateismeline tütar, ta oli reede õhtul oma sõbrannaga väljas ja kui ta siis õhtul koju tuli, mäletan, et oli 7 uudiste aeg, ma vaatasin televiisorit. Ta keksis mulle sinna ekraani ette, säras nagu päike ja teatas. Ema, kui minuga midagi juhtub, ma tahan, et sa annetad mu elundi doonoriks. Ja ma mäletan seda külma juga, mis minust läbi käis, see tohutu ehmatus. Ja reaktsioon oli ju täpselt selline, et mida hullu juttu sa räägid, võta sõnad suhu tagasi, sülita üle vasaku õla, sülita üle parema õla, tohutu paanika, et see tunne on mul siiamaani meeles. Ja siis minu hästi särav ja päikeseline tütar vaatas mind väga üllatunult ja ütles, mida sa tõmbled, ema? See on adekvaatne suhtumine elamisse ja suremisse. Wow. Ja tema oli oma sõbrannaga läbi eksistentsiaalsete teemade selleni jõudnud. Ja tegelikult see ongi ju adekvaatne suhtumine elamisse ja suremisse. Läks veel mõnda aega mööda, jätkasin sotsiaaltööga, kuni ühel hetkel tundsin, et sellest on ikka totaalselt kõrini. Ja otsustasin minna õppima Usuteaduse instituuti hingehoidjaks. Läbisin magistriõppe ja tegelikult kohe peale bakalaureusõppe lõppu oli mul suur au asuda tööle Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogia onkoloogia kliinikus. Ja seal ma töötasin täpselt 10 aastat.
käesoleva aasta augustist, siis olen ennast pühendanud nüüd täiskohaga Tartu Ülikooli Kliinikumi palliatiivravi osakonnale ja hospiitsile. Ja seal on minu süda kohe sõna otseses mõttes. Ilus. Ja minu süda jäi ka sinna ja midagi sealt tuksub, ma sellest teed selle juurde tulen täiesti pärast veel tagasi. Aga Kai, kui ma mõtlen enda selle kogemuse peale, et ma hästi mäletan, kui ma ühele sõbrannale ütlesin ka, et ta helistas, et mis sa tol päeval teel, ma ütlesin, et ma ei saa tulla, et ma olen hingehoidja juurde. Ja siis ta muidugi nagu, seal telefonitolus oli tükk maad nagu haudvaikust. Ja esimene laks oli kohe see, et me ei olnud ka tükk aega rääkinud, et kas nüüd on nagu kõik, et kas midagi on nüüd drastiliselt juhtunud, sest et tegelikult hingehoidjat ikkagi ühiskonnas väga seostataksegi selle sama, ütleme siis surmatemaatikaga otseselt, võib-olla manatakse endale ette ka mingi pilt, kuidas siis juba hoitaksegi käest kinni, käivad mingid viimased jutud, sageli on seal ka seesama ainult, ütleme siis religioosne käsitlus taga on ja et valgusta meid sellel teemal nüüd natuke. Hingehoiu kohta on väga palju eelarvamusi ja hoiakuid ja valdavalt siis seostataksegi ikkagi seda religiooni usuga või siis sellega, et inimene reaalselt ongi kohe-kohe suremas. Reaalsuses hingehoid tegeleb inimestega läbi nende elukaare, lastest kuni ütleme siis eakateni. Me töötame alati elavate ja eluga ja mis puudutab, ütleme, seda religiooni või spirituaalsuse seost hingehoiuga, siis sellel on väga tugev seos läbi ajaloo. Ja ühtlasi tegelikult ka hingehoidjate õppes on ikkagi nii-öelda vundament on ju usundi õpetus teoloogia. Ja see on väga põhjendatud, sest eluõhtul või surmaga silmitsi tegelikult inimestes vallanduvad eksistentsiaalsed, religioossed, spirituaalsed teemad ja siis on väga oluline, et me oskame nendel teemadel ju inimestega kaasa arutleda. Hingehoidjad ei puuduta mitte kunagi ise usuga seotud teemasid, need on inimeste jaoks kõige isiklikumad, kõige intiimsemad teemad. Kui inimene tahab nendel teemadel rääkida, siis loomulikult me räägime, aga me mitte kunagi ei võta esimesena seda teemat ette. Pigem on hingehoid inimese kõrval käimine, kõrval olemine, selles abi vajava inimese tempoga, tema tingimustega ja me käsitleme neid teemasid, mis inimese jaoks antud ajahetkel on olulised. Ükskõik, mis teemad need on, et tabuteemasid ei ole ja täpselt see, millest see inimene meie vastas soovib rääkida, nendel teemadel me kaasa arutleme, otsides siis tegelikult ressurssi, mis toetab raskel ajal, sest hingehoidja otsitakse siiski üles ju siis, kui endal on raske ajal, mil ei oska võib-olla kuhugi edasi minna, kui mõtted on otsa saanud ja sel hetkel me käsitlemegi neid teemasid otsides siis ressurssi, ehk siis otsides lootust ka kõige lootusetumas olukorras. Mulle tundub, et vaata kui Pille, sa ütlesid ka, et psühholoog nagu ei olnud päris see, keda oli vaja. Mul oli endal sama tunne. Ma käisin 2 erineva psühholoogi juures, mõlemad väga tugevad oma töös, aga mul oli sama tunne, et tegelikult see ei olnud see, mida ma vajasin. Mul ei olnud vaja nagu lahti rääkida või nii, et keegi mind nagu kuulaks, vaid mulle tunduski, et täpselt see filosoofilisem osa sellest elamisest ja suremisest ja üleüldse inimese eksistentsist oli tegelikult see, mis vajaski seda läbiarutamist ja kui ma eile täitsin seda patsientide mingit infovajaduse uuringut, siis seal olid ka erinevad küsimused, et millist tuge või millist infot sa vajasid, siis mul kuidagi jäigi nagu kripeldama see, et seal oli küll see hingehoidja rida olemas, aga mul seda täites loksus paika kuidagi see, et tegelikult nagu see kõige suure mäng või välja rääkimata osa oligi seotud sellega, et nagu mis see elu ja surm ja järele jäänud elu, lühike, pikk, kuidas sellega nagu suhestuda, et tegelikult need on ju need teemad, millega hingehoidja on sulle heaks vestluspartneriks, kuulajaks ja ka kaasa filosofeerijaks eeldatavasti, sest et psühholoog ju üldiselt ei hakka suga nagu kaasa mõtlema sellisel kujul, et oma kuidagi vaadet elule sisse tooma.
ja sellised tähenduslikud vestlused on ju tegelikult on need, mida on vaja pidada sellises olukorras. Just, ja oma sõbrannaga rääkisime just hiljuti ka sellest, et noh, kui me räägime kaotusest, siis inimene ikkagi mõtleb kohe selle nagu surma peale, aga kaotusvaluga tegelikult me ju puutume kõik kokku. Et see lein on midagi, mida me varem või hiljem tegelikult kõik kogeme. On see mingi suhe, mis lõpeb, näiteks ma jäin oma lapsepõlve kodust ilma ja tegelikult mul seal selle käigus tekkisid täpselt samad moodi mingid sellised eksistentsi teemad, tähenduslikkuse teemad, sest üks peatükk su elust pandi lihtsalt kinni. Et selles mõttes ja minu jaoks kuidagi selle hingehoidja toomine minu nagu ellu ma julgustangi just nagu inimesi seda, et psühholoog, hingehoidja, kogemuse kaasteeline, et noh, ühesõnaga see annab nagu nii ilusa nagu terviku kokku, aga hingehoidjal on ikkagi hästi spetsiifiline nüanss kogu sellel teel. No minu hingehoidja oled muidugi Pille sina. Et aga mitte iga kogemusnõustaja või onkosemu tegelikult ei sobi hingehoidjaks, et teinekord sa saad oma kaaspatsiendiga jagada mingisuguseid praktilisi teemasid, aga kui sa leiad selle hingelise kontakti ka, on ju, et kui seda inimest su elus täna ei ole, siis ma arvan, et hingehoidja on ikkagi nagu väga, väga suur ressurss sellel teel, mis aitab seda elukvaliteeti hoida ja elusat elu elada. Aga räägi sellest, kui sa mõtled täna, kes on need inimesed, kes sinu juurde jõuavad? Kas see on kuidagi viimaste aastatega muutunud ka või sul on selline nagu Harju keskmine inimene, kes jõuab hingehoidja juurde? Või see on seal mingid muutusi või järsku on jube populaarseks saanud see või just vähem inimesed jõuavad, et kuidas? Jõuavad väga erinevad inimesed ja väga erinevate muredega ja jõuavad inimesed ka tegelikult väljaspoolt haiglakeskkonda. Aga seal on see ühine tegur, et alati on nad siis jõudnud mõnes mõttes sellisele ristteele, kust edasi ei oska minna. Ja tegelikult võib-olla muutunud läbi nende aastate on see, et neid inimesi on järjest rohkem. Ja järjest rohkem tegelikult ka neid, kes tulevad lihtsalt kuskilt ja on kuulnud, et äkki siit saab abi ja ma väga loodan, et nad on seda abi saanud. Mis on kõige pikem suhe, mis sul ühe inimesega on? 10 aastat ja kestab. Tegemist oli ühe eaka armsa inimesega, kes kaotas vähile oma lapselapse ja kuna see tütarlaps oli oma vanaema nii-öelda elumõte, siis see memmekene siiamaani aeg-ajalt helistab ja me räägime. Ja olen tema kõrval, ma arvan, et nii kaua kuni tema elab, nii kaua kestab ka meie hingehoidlik suhe. Aga kuidas üldse? Me ju teame kõik, et psühholoogide järjekorrad on pikad ja eravastuvõtud on kallid ja siis palju ongi seda, kus inimesed jäävad oma mures justkui üksinda või professionaalse abita seetõttu ka, et nad kuidagi ei leia seda inimest, kellega rääkida. Et kuidas üldse pääseb hingehoidja jutule? Kas see maksab midagi? Kas selleks on vaja saatekirja? Kuidas sinu juurde jõuda näiteks? Ütleme haiglas ei ole vaja saatekirja, haigla patsiendid ja patsientide lähedased, nendega me jooksvalt lihtsalt töötame, räägime, oleme kõrval. Need, kes on minu juurde pöördunud väljaspool haiglat, nad on lihtsalt helistanud ja siis me lepime kokku. Reaalsuses on Tartus olemas ka hingehoidjate tööd koordineeriv hingehoiukeskus, kelle kaudu siis saab ka teenust, hingehoiuteenust, see on tasuline teenus. Mina olen lihtsalt nõustanud inimesi siis nii palju, kui mul põhitöö kõrvalt ressurssi on. Nii et ka siin on mõlemat pidi võimalik, et haiglate juures olevate hingehoidjate juurde on võimalik pääseda tasuta, kui on ressurssi või see on pigem see sinu enda käekiri või see on valdav selline? See on erinev, et ma ei räägiks kindlasti kõikide hingehoidjate nimel,
aga noh, mina olen nii palju, kui ikkagi vähegi jõudu ja jaksu on, siis ma ei ole kedagi ära saatnud. Ja kui sul on siis mingi muu kriis, mis ei ole otseselt seotud kuidagi haiglas viibimise või ravil olemisega, aga tahaks hingehoidjaga rääkida, et siis pigem on see tasuline teenus. Siis on võimalik saada ka tasulist teenust hingehoiukeskuse kaudu, kus on siis väga erinevad hingehoidjad, kes siis nõustavad inimesi. Okei. Me käisime Pillega ju, millal see oli? Kevadel millalgi. Oli üks palliatiivravi päev, kus üle Eesti olid siis palliatiivravi töötajad kokku tulnud. Meie tulime sinna oma tegemisi jagama, aga seal puudutasid sina jälle hästi sügavalt kuidagi jälle minu hinge ja ma arvan, Pille, et niisamuti, et sul oli üks lugu ühest perest. Kas sa oleksid valmis seda siin ka jutustama? Ma ei tahaks konkreetselt seda sama lugu, aga seal loos on väga palju peredega ja just nimelt lastega peredega sarnaseid nüansse ja tegelikult see muster on suhteliselt sama paljude perede puhul. Patsient, kellel on alaealised lapsed, on alati väga raskes olukorras ja seal tekivad tõsised teemad, kuidas käsitleda haiguse progressiooni ja kuidas käsitleda surma puudutavaid teemasid erinevas vanuses lastega. Ja see on alati väga suur väljakutse ka tegelikult hingehoidjale, sest me ei saa minna ja panna inimest fakti, et tegelikult mida rohkem ju neid teemasid rääkida, mida rohkem normaliseerida ka lastele elu ja surma, seda turvalisemalt lapsed ennast tunnevad, seda paremini nad ühel hetkel tulevad leinaga toime. Aga reaalne elu on ikkagi see, et neid teemasid ei julgeta käsitleda ja nende teemade käsitlemine jääb viimase hetke peale. Konkreetselt selle loo puhul tegelikult oli samamoodi, et mul oli patsiendiga väga hea kontakt päris pikalt. Ta oli meie ambulatoorne patsient. Me vestlesime väga palju, aga mis puudutas tema lapsi ja tema peret, siis kogu aeg oli see, et siis kui on minu aeg. Ja siin tulebki tegelikult mängu see, et ühtepidi me ju näeme, et inimesel oleks vaja seda abi, ta peaks oma perega rääkima, aga on väga suur väljakutse saada pere omavahel nende teemadega rääkima. Ja selleks on see, et patsient peab valmis olema. Patsient peab andma loa ja alles siis me saame nende teemadega edasi minna. Ja konkreetse loo puhul tegelikult ühel hetkel see patsient ise ütles, et nüüd on see aeg. Tegelikult oli see aeg 2 nädalat enne tema surma, ehk siis oli ainult 2 nädalat, mil oli võimalik selle pere ja nende lastega rääkida. Õnneks laste isa siis tuli väiksema lapsega, me vestlesime ja ma väga loodan, et need lapsed said natukenegi seda turvatunnet ja abi sellest. Aga need on need lood, mil tegelikult on väga karm näha, kuidas inimene, ma mõtlen patsient ise ja ka tema lähedased, nad võtavad enda kokku, nad üritavad rääkida, nad proovivad ja siis nad kukuvad auku tagasi ja siis nad üritavad meeleheitlikult sealt välja ronida, nende teemadega tegeleda, nad kukuvad auku tagasi. Et see ei ole see, et istume ja räägime. Et pigem on nii, et iga päev natukene mingil moel nurgal võib-olla ja niiviisi vaikselt sammu haaval. Ja kui see patsient leiab, et tema piir on praegu, siis üle piiri ei saa minna. Et see on hästi palju on vaja tunnetada tegelikult seda piiri, millest hingehoidjana sa ei tohi üle astuda. Sest muidu on tulemus see, et patsient lööb selle seina sulle ette ja ta ei lase rohkem ligi endale. Et selles suhtes on eriti peredega töö on väga keeruline töö alati. Aga kas see on kuidagi orgaaniline, et need ülejäänud pereliikmed siis teades, et nende lähedane sinuga suhtes on või oli, jõuavad kuidagi ise sinu juurde või sa kuidagi proaktiivselt veel annad neile märku, et nad võivad tulla või kuidas see tavaliselt? Mõnikord nad tulevad ise, et kui patsient võib-olla ka räägib perega, siis nad tulevad ise.
aga ma annan alati märku, et ma olen olemas, olen pere jaoks olemas, olen valmis lastega neid teemasid käsitlema ja siis on juba see pere enda valik, kas ja kuidas nad tahavad siis seda abi vastu võtta. Ja on ka neid, kes ei taha ja siis me peame aktsepteerima ka seda, et see on nende viis olukorraga toime tulla ja me ei saa liigselt sekkuda, et me oleme pigem nii-öelda taustal ja kogu aeg valmis aitama, aga me ei survesta mitte ühelgi moel seda abi peal. Mind väga kõnetas ka meie möödunud vestlusest see osa, kus just ütlesidki, et aktsepteerida seda, et inimene ei aktsepteeri. Ja. Aga kuidas siis nagu, kui nüüd siis see lähedane või öelda siis lahkuja või haige inimene ise ei aktsepteeri versus see, et lähedased ei aktsepteeri. Et kuidas seda silda, et kui üks nagu tahab, aga teine ikkagi ei ole üldse valmis? Siis me oleme kõrval ja toetame nii-öelda mõlemaid lähtuvalt siis sellest, mida konkreetselt nad vajavad. Aga ongi neid lugusid samamoodi, kus patsient või patsiendi lähedane lõpuni ei aktsepteeri surelikkust. Aga ühel hetkel, kui surm tuleb, siis nad on sellega silmitsi. Ja see on see hetk, mil me oleme nende jaoks olemas ja toetame ja aitame nad siis omakorda sealt edasi. Aga kuidas sulle tundub, kuidas üldse teadlikkus hingehoidjate olemasolust ja rollist Eesti ühiskonnas on, sest ma olen ka kuulnud jälle meil kogukonnas neid lugusid, kus keegi üsna värskelt diagnoosi saanu, eriti kui siis see 4. staadium juba üle huulte tuleb ja ei teata, et mis ravi ja kuidas ja nii nagu mina oma diagnoosi saamise juures kohe mu arst suunas mind rääkima finantsnõustajaga, et ma oma rahaasjad korda ajaksin, mis ka ikkagi võib olla esimene ehmatus, et kas nüüd on siis nii, et hingehoidja ilmumine kuhugi palatisse või patsiendi ja pere orbiiti ilma, et nad oskaksid sellest midagi oodata, et see võib olla päris šokeeriv. Et kui hästi me täna jälle oskame ka patsientidele tegelikult seda hingehoidu juba sisse juhatada, nii et kui sina kohale ilmud, et nad juba teaksid, mida oodata või see pigem on selline nagu... See on nii ja naa, et üldjuhul Tartu Ülikooli kliinikumi personal ikkagi teab päris hästi juba, kes on hingehoidjad, aga Eesti inimene, kes ei ole mitte kunagi kokku puutunud selle ameti esindajatega, nemad ei tea. Ja mul tegelikult oli eile just selline juhus, kui mind suunati ühe naisterahva juurde, vähipatsient. Ta oli oma emaga koos palatis ja kui ma läksin ja ennast tutvustasin, ehkki arst oli tal öelnud, et ma tulen, siis nad mõlemad ehmatasid ennast kangeks sõna otseses mõttes. Ja siis on jälle see, et ma püüan pinge maha võtta ja seletada, et tegelikult ma ei lähe sellepärast, et inimene on suremas, vaid pigem sellepärast, kui ta ei tule oma tunnetega toime, kui ta on saanud väga halvad uudised, et aidata inimestel siis nende tunnetega toime tulla, neid läbi töötada, ventileerida, et leida need toimetulekuks olulised ressursid. Aga see ehmatus oli ikka nagu väga ilmne. Jah, mul tuleb kohe Kristjan Prii ka sõnad meelde, kes ütles, et see on väga laetud keskkond, mis tegelikult enne kõike neid minekuid tekib. Aga kuidas siis tulla või kuidas te toimetate ikkagi nende inimeste, kelle ikkagi see viha üles tuleb? Viha on normaalne reaktsioon ja kindlasti mitte keegi ei proovi seda viha ära võtta. Inimesel ongi õigus olla vihane teatud olukordades ja me lihtsalt julgustame seda viha välja elama, et selleks on erinevad moodused. Mul oli üks tore meespatsient, kes oli ülivihane selle olukorra peale, tegemist oli noore inimesega, väga raske vähiga, nüüdseks teda enam ei ole, aga selleks, et selle vihaga toime tulla, siis me leidsime selle mooduse, kuna ta elas Annelinna korteris, jõudu ei olnud, et minna metsa puud peksma või karjuma, siis me leidsime, et hea moodus on võtta see paks maaleht ja siis, kui see viha tuleb peale, rebida seda tükkideks. Ja ta hakkas seda tegema. Ja ta ütles, et see aitas teda nii palju, kuna ta rahmeldas selle viha välja, ta oli pärast väsinud ja siis ta juba sai nii-öelda puhata ja omakorda sellest emotsioonist siis välja hakata tulema.
aga viha on täiesti normaalne reaktsioon. aga kui palju sa Kai oma töös, kui me siin vaatame, ma jälgin ka siin ühte hospiitsi õde, ma ei mäleta, mis ta nimi täpselt oli, ja ma ei mäleta ka ühe meesterahva nime, kes ka ühe eraldi podcasti sarja tegi sellest, et et justkui siis, et mis on need siis tüüpasjad, mida inimesed justkui nagu, mis kahetsused enne nii-öelda siis surma inimestel üles tõusevad, et seal oli, kes tunnistab, et ta ei ole ikkagi elanud iseendana ja et ta on teinud liiga palju tööd ja et kui palju sina sihukest asja kokku puutud või on see mingi Ameerika selline film? Ei ole, päris palju puutun ja see ongi see, et elu lõpus inimene hakkab analüüsima oma elatud elu ja otsib sellele mõtet. Ja on vaja ju seda tunnet, et minu elu on läinud asja ette, ma olen elanud õigesti, ma olen elanud hea elu. Ja kahetsetakse väga erinevaid asju, aga üks, mida kahetsetakse, on see, et miks ma ei julgenud elada. Päris tõsiselt. Ehk siis, miks ma ei seadnud enda vajadusi esimeseks, miks ma elasin teistele, miks ma alati arvestasin sellega, mida teised minult ootavad. Ja surusin oma vajadusi alla. Kus see Kai tuleb meil nagu? Äkki see on meie see nõukaaegne mentaliteet, sest see on naiste puhul on just nagu hästi levinud, just ütleme keskealiste ja vanemate naiste puhul. Jah, see hakkab ju kodusest kasvatusest juba, aga lootust on, et äkki see nüüd läheb natukene paremaks, sest et ka see, kuidas me täna lapsi kasvatame, ikkagi ju on paljudes peredes ikkagi teisiti. Nii on ju, et elan nagu teerulliga, sõidan kõikidest üle on ju. Jah, ma lihtsalt pean jagama üks uhke moment enda üle, sest ma olen ju ka kogu elu ikkagi kogu aeg mõelnud selle peale, et mida teised vajavad ja issand, kui ma nüüd seda ei tee, siis ma vean kedagi alt või et kuni diagnoosini ja see vahepeal nüüd viskab ikkagi jälle sisse. Et ma pidingi minema novembris nüüd ühele patsientide kokkusaamisele Inglismaale, Cambridge'i ja kõik oli kokku lepitud, mul oli juba leping allkirjastatud ja minemine ja samaks ajaks oli ka oma lapse emaga planeeritud siis Londonisse Harry Potteri maale minek, et selline 3 mõnus reis, mis seal siis on, et ühildame ära need asjad. Aga siis ma järjest hakkasin tundma, et see on nagu ebaaus kuidagi nende suhtes ja see on nii keeruline kokku panna ja üleüldse nagu lihtsam on, et nagu lähme teine kord siis perega sinna Londonisse, et ma käin seal konverentsil või seal patsientide sündmusel ära, et kõik on juba kokku lepitud. Ja juba hakkasin emale helistama, et kuule, et ärme lähe ikka nüüd novembris sinna Londonisse, paari nädala pärast see reis peaks ka olema. Ja siis ma panin toru ära. Mõtlesin, et nagu, miks ma jälle nagu valin selle, et ma olen lubanud mingisugusele ravimifirmale, et ma lähen ja ma ei saa neid alt vedada, aga ma saan alt vedada oma tütart või oma ema, kellele ma olen samamoodi lubanud, et me läheme sinna reisile. Et siis see oli nagu selline hästi huvitav kuidagi protsess ka ise kõrvalt jälgida ja see, kuidas ma pidin ennast ikkagi väga kokku võtma, et kirjutada sellele ravimifirma kontaktile ka, et mul on nüüd selline lugu, ma valin pere ja väga kahju, kui ma teid alt vean, mis sealt igasi kõik ja tegelikult sealt tuli nagu täielik mõistmine vastu. Ja tuligi see, et mina olen ammu juba, see teine inimene ütles, et mina olen ammu juba nagu oma prioriteedid selles osas paika saanud, ma mõistan sind väga hästi, et see on super, et sa aitad meil teise sobiva inimese leida, aga ongi see, et tegelikult on see, et sa mõtled oma peas selle kellegi teise mingisuguse hukka mõistu või et sa vead kedagi alt nii palju suuremaks, aga tegelikult on jumal okei valida ennast ja valida pere ja valida see, mida sa tahad ilma muretsemata selle pärast. Isegi kui nad oleks pahaseks saanud kuidagi, siis nagu so what? Ma ei tea, see näiteks nagu midagi nende kohta, mitte minu kohta lõpuks. Et lihtsalt siuke kõrvale põige kuidagi siia, mis mul hästi resoneerus sellega, mis sa räägid, et aga ma arvan, et see sama ka enda surelikkuse kuidagi teadvustamine jälle, et ma praegu tuleb ka meelde, et ma ütlesin ka selle lause sellele ravimifirma naisele, et võib-olla mul ei tule enam kunagi võimalust nagu neid mälestusi luua. Ja siis ma hakkasin jälle mõtlema, et issand, näed, see surma nagu tunnetus on ikka siin taustal kogu aeg olemas, et kas ma ka ilma selle diagnoosita oleksin valinud nii, ma ei tea.
Nii et tõesti, ma ka ikkagi järjest samm-sammult lähen lähemale sellele, aga ma olen väga uhke enda üle. Mina olen ka väga uhke sinu üle. Mina ka. Ja tegelikult on ju see, et kui me enda vajaduste eest rahuldame ja ise ennast hoiame, siis meil on, mida teistele anda. Et siin on ka puhas loogika tegelikult. Ja, aga see on õppimise koht. Nii et see on kõige suurem kahetsus, siis ma saan aru sageli. See on üks nendest, aga lisaks tulevad sel hetkel ju nii-öelda meelde kõik need teemad, mis on seotud süütundega või kahetsusega, midagi, mis on võib-olla tehtud valesti, midagi, mida häbenetakse. Et sel hetkel tulevad meelde kõik need kõige raskemad ja enda jaoks just keerulisemad ajad. Mm-hmm. Kas sinu töö osa on ka aidata inimesele endale andestada või kuidagi omaks võtta seda, et nii on olnud ja see süütunne? Jaa, on. Ja me kõik oleme teinud elus midagi, mida me kahetseme. Aga minu jaoks on oluline see, et igal ajahetkel elus me ju anname endast täpselt selle, mida me tol hetkel oskame, saame ja mõistame anda. Ja tegelikult sellest alati piisab. Me oleme kõik inimesed, me kõik teeme vigu. Ja kui inimesel ongi mingisugune mingi teema, mis põhjustab siis seda häbi või süütunnet, siis me lihtsalt analüüsimegi nii-öelda elu ja inimeseks olemisega kaasas käivat. Ja tavaliselt nad tegelikult leiavad ikkagi läbi nende vestluste rahu, teevad rahu nende vanade teemad. Vaat kui sa selle rahu tegemise siia, mul on lihtsalt ka lähi sellisest ajast on ühe mu eaka siis nii-öelda sugulasega, et kui sa teed elus mingid valikud ja siis sul nagu aastakümned hiljem sa tegelikult sa teinud selle valiku, aga sa tegelikult oled teinud selle nagu justkui nii-öelda kellegi kolmanda mõjutusel, mingi, ma ei tea, kellegi justkui nagu sunnil või et nii justkui nagu peab. Ja inimene on elanud tegelikult selle valikuga versus siis sellega, et ta sisetunne ja süda ja hing on tegelikult kohutavas vastuolus selle valikuga. Ja nüüd tegelikult olemegi sisuliselt tegelenud sellega, et see inimene siis nagu lepiks oma valikuga ja laseks nagu mingitest asjadest lahti. Seda kuulates lihtsalt ka, see on hästi inimlik, et nendest teemadest ollakse lõpuks valmis rääkima siis, kui surm on lähedal. Aga veel kord, et see hingehoid ja nende teemade käsitlemise ja omaks võtmise ja selle süü nagu maha võtmise, see vajadus tegelikult on ju inimestele hulga varem. Et ma praegu mõtlen enda ühe armsa inimese peale ka, kes sul on kuskil vanuses ka sellised nagu keskea kriisid või mingisugused elukriisid, kus sa mõtled, et issand, ma olen nüüd oma nooruse kuidagi valesti elanud või et oleks mul nüüd olnud see ma ei tea, 40-aastase aru 20-aastaselt, et ma olen kõik selle ära raisanud, sest ma nüüd alles saan aru, et kuidas oleks saanud veel elada, et ka nendel hetkedel tegelikult ju, kui sul ei ole kedagi, kellega sellest kõigest rääkida selliselt, et sealt tuleks ka see tugi, kuidas aktsepteerida neid valikuid ja teha rahu selle elatud eluga ka siis, kui sul on võib-olla teine sama palju või rohkemgi veel minna. Et nendes hetkedes ka ju tegelikult see hingehoidja või sellise inimese olemasolu on tegelikult hästi oluline. On. Et kas ka sellistel hetkedel jõuab inimesi täna sinu juurde või pigem nad on ikkagi kuidagi seotud selle elu lõpu teemadega? On olnud teemasid, mil inimene tulebki, et ta on jõudnud mingisse oma kriisipunkti ja ta ei tule sellega toime. Minu inimesed, keda ma aitan, on valdavalt ikkagi seotud raskete haigustega. Aga neid, kes tulevad lihtsalt, kuna mingid vanad asjad vaevavad ja vaevavad nii palju, et see segab nende igapäevast toimetulekut, siis mina julgustaksin kõiki, et kellel on selline seis elus, siis leidke endale keegi, kes kuulab, aktsepteerib, toetab, sellepärast piltlikult, kui me oleme oma murega silmitsi üksinda, me näeme ainult ühte kitsast valdkonda. Kui me arutleme kellegiga seda, siis see pilt läheb ju palju avaramaks, me näeme pilti tervikuna ja me näeme ka lahendusi alati palju rohkem.
Mulle väga meeldib, et see sama keskea kriis siia tuli, sest et me siin sinuga oleme keskealised naisterahvad ja selles mõttes mul on tegelikult hästi kahju, et seal keskea kriisil on see on natuke nagu mingi siuke justkui nagu mingi sarkasmiga või siukene nagu ära lörtsitud on see, aga tegelikult on ta inimese elude ja arenguetapis nagu mina ütleks, et üks kõige olulisemaid verstaposte ja väga äge verstapost. Ja nüüd, kui ma praegu hakkan niimoodi veel tundlad laielema ajame, siis hingehoidja siia on nagu perfektne. Sest et tegelikult, kui ma ise enda peale mõtlen, siis ja kui ma vaatan ka oma lähikondsid, praegu on minu meelest tutvusringkonnas täpselt see aeg, et lahutavad, keegi teeb totaalse karjääripöörde kuskil töös, mingid täiesti drastilised elukoha vahetused ja kuidagi mul on jäänud ka see teema selle keske kriisiga, et mida rohkem on elanud inimene niimoodi, et ta on oma enda olemus tegelikult surunud alla. Ta on kasvanud võib-olla väga siukses jäikade raamidega perekonnas, eks ju, või on mõni vanem tahtnud oma unistusi realiseerida läbi lapse, arvestamata seda last ennast. Ja ükskord, kus inimene jõuab keskikka, siis aga ta hakkab vaikselt nagu sinna oma sisemusse tagasi kasvama, tagasi pöörduma, siis see kriis on veel intensiivsem. Et mul on nii hea meel, et sa selle siia välja tõid ja minu meelest ma ei tea. Ja siis võib tekkida see hetk, et mu elu on nii mõttetu. Või et ma olen valesti elanud, eks ju. Et tegelikult ei ole ükski elu mõttetu. Täpselt. Ja me kõik elamegi nii, nagu me oskame ja see ongi kõige olulisem. Ehk siis lihtsalt rääkida nendel teemadel. Ja siin on võib-olla lihtsalt ka need, jälle, me jõuame tagasi selle juurde, et kellega sul siis on rääkida, et sul võib olla palju sõbrannasid, sõpru, pereliikmeid, kellega saab rääkida, aga see ka meie oskus päriselt siis kuulata, sest mida ju tihti tehakse ongi see, et me hakkame kohe siis lahendusi otsima või me hakkame pisendama seda tunnet või et ei ole sul häda midagi, et kuule, mis sul on terve elu ees on ju, et ela siis teistmoodi või et aga vahel jälle me oleme varem ka sellest rääkinud, et see, et sa lihtsalt kuulad ära, mõistad, ei ütle, et need tunded on kuidagi valed või et nagu see on kõik sinu peas või gaslightima hakata veel eriti on ju, et väga paljude inimeste ümber lihtsalt tõenäoliselt ka ei ole neid inimesi, kes selliselt oskaks kuulata ja lihtsalt olemas olla. Et sellisel hetkel jälle mulle tundub, et see hingehoidja on see üks lahendus, aga üleüldse, et kuidas me õpiksime rohkem inimesi ka kuulama ja toetama. Kuidas sa ka ei tunne nendel rasketel elu pöördhetkedel, on meil ikkagi valdavalt suletud suhted või on meil ikkagi nad avatud? See on väga erinev, et see on täpselt, kes me inimestena oleme ja kui palju me endast välja tegelikult näitame. Aga mulle tundub, et kuna ühiskonnas ikkagi kajastatakse järjest rohkem ka selliseid keerulisi teemasid, inimeseks olemisega kaasas käivaid keerulisi teemasid, siis kuidagi inimesed julgevad rohkem ka väljapoole näidata neid teemasid. Sest et mulle kuidagi tundubki, et meil on ikkagi vist jätkuvalt ka ühiskonnas hästi palju seda musta ja valget mõtlemist kuidagi, aga samas ma saan aru, et see must ja valge mõtlemine on ka nagu toimetuleku mehhanism, sest et see annab sulle mingi nagu turvatunde, et ongi, et mul on nagu lihtsam otsustada, teha valikuid või mingid mõttemustrid või hoiakuid võtta, et kui ongi, et kas on õige või vale, et vahealasid, sest et ma lihtsalt tule sellega toime ja mul tundubki, et vist see valdkond on ka siuke, kus kuidagi nagu tahaks võtta mingid siuksed kas ei või jaa, aga seal ei ole seda ei või jaad, on ju. See ei või jaa on selline mõnus turvatsoon ja isegi kui see turvatsoon meid ei toeta, just siis meile ta on turvaline. Et iga muutus ja kui on veel teemad, mida on võib-olla endal keeruline käsitleda, siis tihti ongi see, et ma ei käsitle, et ma lükkan kuhugi edasi ja edasi ja edasi, küll ma ühel hetkel käsitlen, aga praegult ei ole ju veel nii hull. Aga kui sa mõtled iseenda peale, lisaks sellele, et sa oled hingehoidja, kes aitab teistel toime tulla, on sul ju ka oma elu ja omad keskeakriisid ja elufilosoofia, et klassikaline küsimus, aga kuidas siis hingehoidja enda hinge hoiab, et kas kingsepp on kingadeta või sa tood need kõik praktikad ja avatud suhtumised ka enda lähedaste ringi ja perre?
Ühtepidi, kui ma õppisin hingehoidjaks ja ka teised minu kolleegid hingehoidjad läbi õppe, me oleme pidanud väga palju tegelema eneseanalüüsiga. Ja meie õpe oli superviseeritud õpe, ehk siis oma need kriisid ja rasked teemad me olime sunnitud läbi hekseldama juba õppe ajal. Aga ilmselgelt ma üritan nii palju, kui õnnestub ka oma peres ikkagi lähtuda sellest, mida ma tunnen, et see toetab. Kuigi mõnikord mees ütleb mulle näiteks, et ära hakkasin oma psühhoanalüüsi tegema minu peale. Aga ma proovin, aga see on see, et oma pere on oma pere ja teatud asjad seal ei toimi nii, nagu ütleme kõrvalt teisi aidates. Aga ma vähemalt annan endast parima. Aga oma hinge eest tegelikult nagu kõik peaksid ju hoolt kandma ja minul on selles suhtes ülimalt vedanud, mul on tohutult hea pere, mul on maailma parim mees, 3 täiskasvanud last, kes on väga-väga tublid, mul on minu loomad ja lähedased, ema-õed ja see on minu tugivõrgustik. Ja kui me leiame endal selle tasakaalu nii-öelda oma eraelu, oma töö ja see raskuskese on paigas, siis tegelikult ega seal rohkem ei olegi väga vaja. Piisab kolleegidest, kes mõistavad, kellega saab omakorda ju ventileerida neid raskeid lugusid. Minul on 2 hingehoidjat kolleegi, kellega me oleme väga lähedased ja see kõik hoiab ja toetab. Aga võib-olla räägime natukene spirituaalsusest veel. See on natuke Eestis või võib-olla isegi päris palju ära lörtsitud sõna jälle, sest seda on kuidagi väga palju saanud ja tihtipeale kasutavad seda ka sellised juba väga radikaalselt kuhugi äärmustesse läinud inimesed või ateistlikule ühiskonnale kuidagi spirituaalsus, siis on juba nagu mingi, et okei, see on natuke napakas, on ju. Aga tegelikult sa enne mainisid ka, et spirituaalsed teemad tulevad hästi üles siis, kui inimesed hakkavad oma seda surelikust teadvustama ja ma täiega kirjutan sellele alla. Mis see spirituaalsus sinu jaoks tähendab? Spirituaalsus, see sõna juba on minu arust imeline. Ja spirituaalsus on ju, ütleme kõik see, mida me silmaga ei näe, mida me mõtleme, mida me arvame, mis võiks olla seal teisel pool piiri. Ja kui see inimest toetab, meil kõigil on oma nägemus asjadest, mis toimuvad peale surma või siis ei toimu. Ja kui see meie enda usk, meie enda spirituaalsus seda toetab, meie eksistentsi, siis see on kõige suurem kingitus inimesele minu arust. Ja olles haiglas tegelikult kohtunud väga paljude inimestega, mehed on need, kes tihti ütlevad, et ma olen täis ateist, ma ei usu mitte midagi, siis mina võin küll öelda, et kui nad jõuavad surmapalge ette, kui neile reaalselt jõuabki kohale see, et surm ei ole enam kuude kaugusel, vaid nädalate või päevade, siis viimne kui üks nendest on tegelikult hakanud otsima mingisugust tõenduspõhist materjali selle kohta, et me hingetasandil eksisteerime edasi. Seda materjali ei ole, nii palju kui on võib-olla kirjandust või selliseid uurimusi, need ei ole ju teaduspõhised. Aga oluline on see, et inimene nii-öelda leiaks selle lootuse, eksistentsiaalse lootuse, mis kannaks teda siis edasi sellest hetkest. Ja see on kõige tähtsam tegelikult. Aga kui sa nüüd oma igapäevatöös, sa oled ju tegelikult ju keset surma. Jah. Kuidas sa surma iseenda jaoks mõtestad? Minu jaoks surm on nagu üleläveminek teise ruumi, nagu armastas öelda minu väga armas õpetaja Eenok Haamer, kes nüüdseks on samuti lahkunud meie hulgast. Ma olen ise täiesti kindel, et me hingetasandil eksisteerime või elame edasi teistmoodi ja teises kohas, aga ma olen täiesti kaljukindel selles. Kui ma ei usuks, siis ma ei saaks seda tööd teha. Mul oli mingi hetk meeletu nagu, mina ütlen ka, et selles mõttes uskmatuid inimesi ei ole olemas. Ja vahest on ikkagi see, et ma olen mõelnud, et ma ei pea ennast otseselt ühegi religiooni esindajaks, kuigi ma mingi hetk hästi kompasin neid maailmaid. Ma olen tegelikult isoleeritatud, ristitud Peetri koguduse liige, aga kuidagi päris kristlasena ma ikkagi ennast nagu defineerida ei saa. Ja siis, ma olen kõikid hästi palju mõelnud, et mis siis on pärast seda. Ja mingi hetk mul tekkis see, et mina ikkagi olen väga sageli palves ja minu jaoks palve ei ole üldse selline
nii-öelda siis klassikalises mõttes Jumala poole küünitamine. Jumalal on ka tegelikult väga palju erinevate defineerimisvõimalust selles mõttes, eks ju. Aga mul oli meeletult suur palve mingi hetk, et kui mu haigus peaks progresseeruma, et siis mul oleks see kehaline suutlikkus ja see vaimu erksus, et kirjutada kokku üks lugu, enam-vähem nagu Vennad lõvisüdamed, et mis võiks olla pärast ja panna üks korralik seiklusjutt sinna kokku. Nii et võib-olla midagi isegi sellist veel on tulemas, ma ei tea. Ma arvan, et see oleks väga vahva. Et kui ei ole jõudu endal kirjutada, siis äkki kirjutab keegi selle minu eest. Sest kuna me ju keegi ei tea, mis seal teisel pool on, siis täpselt. Me võime enda jaoks luua täpselt. Ju sellest ühe imelise koha. Ja mulle meeldib mõelda, et surm on nagu suur seiklus, mis ees ootamas on. No nii nagu see etenduslõpp, millest me oleme ka oma saadetes varem rääkinud, see Kirsipoal kokkusaamise teema ikkagi ka. Et kes iganes esimesena läheb, siis ootab see õites kirsipuu seal ja see ootab teisi seal. Ja. Või on see mingisugune muu asi, et kes ennast kuhu kujutab. Aga need kokkulepped, see minust on hästi ilus mõte kuidagi, mis sealt etendusest kaasa tuli. Aga kui nüüd mõelda selle praeguse novembrikuu peale, kus me oleme selline ikkagi nagu aasta üks pimedamaid selliseid kuid, mis meil siin on. Kuidas teie seda pimedust enda jaoks nüüd kohandates? Me teame tegelikult, et selline sessioonne depressioon on meil tegelikult väga sage meie kliimas. Kuidas teie seda pimedat aega? Mulle väga meeldib, sest et siis saab teha kaminasse tule, saab panna küünlad põlema, see nagu selline kodune hubasus ja kodusoojus on nagu hoopis teistmoodi kodus kui suvel. Et mulle kuidagi nagu meeldib see, ma panen tähele või ma olen mitu aastat mõelnud selle peale juba, et sellest ajast saati, kui on selline väike luksus nagu auto, enam ei tundu kogu see talv üldse nii hirmus või see nagu sombune aeg, sest ma mäletan lihtsalt siis, kui ma koolis käisin, sa lähed jälle jalad märjad sinna bussipeatusesse, vett pritsib, mingi auto sõidab mööda, teeb su märjaks, et siis kogu see nagu suveväline aeg oli jube selline nagu vastik ja niiske ja rõve. Aga praegu jälle, kui ma ka koeraga käin jalutamas, ma mõtlen, et issand, kui mõnus mulle meeldivadki need sügis, talv ja kevad oluliselt rohkem kui suvi, mis siis, et on pime. Sest kuidagi, ma ei tea, võib-olla ma olen liiga hingelt romantik jälle ka, aga see väsimus tuleb pigem, mulle tundub kuskil seal kevade poole rohkem, et kui kõik need jõulud ja asjad on selja taga. Kuidas sina, Kai, seda aega võtad? Minu jaoks see pime aeg ei ole tegelikult selline kurb või sünge aeg, et mulle meeldivad kõik Eesti aastaajad, aga ma pean küll ütlema, et jõulukuuse, mul on kunstkuusk, ma toon väga varakult iga aasta sisse ja panen seal elektriküünlad särama, et kuidagi seda värvi ja valgust ja sära, et see ka rõõmustab. Minu jaoks on november selline ülieriline kuu juba sellepärast, et siis on mu nüüdseks lahkunud vanaema sünnipäev. Ja minu jaoks tegelikult hingede kuu hakkas juba vaikselt sisse tulema tegelikult sealt augusti lõpust, kui hakkasid ära lendama sookured. Ma olen põllu ääres ja siis nad koonduvad meeletutesse parvedesse meil seal põllul ja siis ma ikkagi sellised 1. septembri nädalad märkasin selle tohutu sookurgede plagina peale, et äratuskella polnud vajagi panna ja see on nagu nii eriline ja tegelikult kui nüüd sellisest loodusrahvaste pärimust võtta, siis tegelikult sookurgedel ja ka luikedel, eks ju, on hästi selline spirituaalne tähendus. Ja ongi, et kõigepealt tulevad need sookurad ja siis hakkavad luiged tulema. Kui juba luiged juba hakkavad ära lendama, siis juba saad aru, et nii. Nüüd on see hetk käes ja siis on see täpselt nagu Kristel ütles, et siis on see kamina läitmise tuli. Ja ma olen muidugi vana büromaan, mul on nagu meeletult palju laterneid, küünlaid. Ja võt just see pimedus tegelikult on minu jaoks nagu just kui aasta kõige valgem aeg, sest tegelikult sa valgus tuleb esile selle pimedusega. Just ja sa vaatad rohkem ka nagu endasse, et mulle nagu väga-väga meeldib. Mul on ju nüüd ka tulemas oma metastaaside esimene aastapäev novembris, et ma siin mõni aeg tagasi ka kuidagi meenus see, et see aeg hakkab kätte jõudma, kus metastaasid avastamisest saab aasta täis
ja siis ma läksin ka kuidagi tagasi või ma olengi viimasel ajal ka kuidagi rohkem nagu mõelnud selle aja peale, et kui see teadmine nüüd tuli, et okei, nüüd on 4. staadium. Ja kõik need luiged ja see, mida sa ka kirjeldasid, et see oli tegelikult nagu nii ilus kuidagi rahuaeg ka, mida ma praegu mulle tundubki kuidagi püüan korrata, kuidas sa oledki täiesti selles iseendas seal põldude vahel jalutamas, sa kuidagi ahmid seda kõike, mis su ümber on ja see kargus ja need mingisugused esimesed lumehelbed või esimesed kristallised hommikud. Et sa oled seal nagu nii kuidagi kohal, et ma ei tea, hästi kuidagi siuke nagu magus romantiline ja aga näis, kui nüüd see aastapäev saabub, kui tulevad novembri lõpu skänni tulemused ja kõik need asjad ka, et eks näis, milliseks nüüd see järgnev jõuluperiood kujunema hakkab ja talveperiood. November on ka minu jaoks seesama aastapäevakuu. No, mina sain ka oma diagnoosi novembris ja novembri lõpus oli siis mul see massiivne lõikus. Ja nüüd siis hakkab siis varsti juba 9. aasta hakkab siis jooksma. Aga veel kord ma ei väsi seda rõhutamast ükskõik mis kontekstis, et see võimalus võtta see aeg peale seda, kui sul sa oled ikkagi sundolukorras, et sa pead hakkama oma surelikkust teadvustama. Et see aeg selle jaoks ilma püüdmata seda kuhugi ära pakkida või vaigistada mingisuguste muude tegevustega. Et see ikkagi oli nii vajalik ja kuidagi tähenduslik ja ma olen hästi tänulik, et mul oli võimalik see aeg ka selliselt võtta, et mu pere võimaldas mulle seda ja et ma tõmbusingi kuidagi rohkem sissepoole peale seda mingiks ajaks ka. Nii et aga selleks jälle ei pea ootama diagnoosi, see aeg enda sisse vaatamiseks ja iseendaga olemiseks, et veel kord, kui meid kuulab ka inimesi, kes ei ole kuidagi vähiga seotud, siis võtke see aeg enne, kui teid sunnitakse seda aega võtma, on ju. Aga minu jaoks see, kui sa kirjeldasid, kui need kured ja luiged lähevad ja seal põldude vahel, need on need hetked, mis teevadki elu elamisväärseks tegelikult, et need on imelised kogemused. Ja ma just kuulasin sügisel nüüd ka ühte raamatut. Mulle ikka meeldib, ma olen veel selles faasis, kus mulle meeldib neid teiste inimeste kogemusi ka kuulata, eriti kui olen väga hästi kirjutatud. Ja ma kuulasin ühte raamatut, mis rääkis ühest naisest, kes 22-aastaselt sai leukeemia diagnoosi. Ja see, kuidas ta ka kirjeldab kõike seda, mis tema sees toimub, kui poeetiliselt ja nagu ma ei oska öelda, see täielik ilukirjandus tegelikult, kuigi see on kellegi elu ja siis sa hakkad läbi selle tegelikult märkama järjest rohkem ka enda ümber seda poeetilisust ja seda ilukirjandust, et iga ühe elu meist on tegelikult omaette romaan ja mulle meeldis üks tema mõte, mida ta ma ei tea, täna ta on muidugi juba seal kuskil Oprah Winfrey mingitel diivanitel ja väga, väga tunnustatud kõneisik, siis tema ütles sellise lause, et hästi tihti öeldakse vähidiagnoosiga inimestele, et tema nüüd oskab elada iga päev nii, nagu see oleks ta viimane või et elage nii, nagu see oleks teie viimane. Siis tema ütles selle kohta hoopis vastupidi, et mõelge, mis surve see teile paneb. Kui te peate iga päev elama, nagu see oleks viimane, mida kõike te peate sinna mahutama. Tema üleskutse oli see, et elage iga päev nii, nagu see oleks teie esimene. Selle sama sellise lapseliku avastamisrõõmuga märgates enda ümber toimuvat, et mul oli hästi sümpaatne see mõte, et elame iga päev mitte nii, nagu see oleks viimane, vaid esimene. Ja, see on see minu enda moto, et iga päev on ju uus algus, täiesti uus algus. Mõtle ainult, mis sa selle algusega peale hakkad. Aga meie aeg vist hakkab otsa saama. Kahju. Peaks regulaarselt panema. Mis me võiks inimestele anda sellel pimedal, aga ometi nii valgel kuul? Kai, mis sa tahaksid inimestele edasi anda? Väärtustage oma lähedasi, ärge võtke neid iseenesest mõistetavalt. Väärtustage iga hetke, sest elu on imeline, iga hetk on imeline, iga hetk loeb. Ja nii kaua, kuni me elame, me peame keskenduma elule ja elamisele.
ja ma arvan, et meil on siin soov selge, millega me lõpetame iga oma podcasti. Meie ju soovime tegelikult elusat elu.